Nii, oleme tagasi ja meie esimene külaline on siin kõrval tugitoolis kohe. Me ei võta seda au, et me ise räägime, millega ta tegeleb, aga Raimond, äkki sa, kui on veel kedagi, kes ei tea, millega sa tegeled, et sul on ka ju erinevaid teemasid, et millega sa siis täpselt tegeled? No praegu ma olen Eesti Riigikogu liige ja töötan Riigikogu majanduskomisjonis. Tegelen peamiselt siis Eesti ettevõtluskeskkonna ja majandust puudutavate küsimustega. Ja siis olen ma veel ka Tallinna linnavolikogu liige, kus ma siis juhin Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni ja ma juhin ka meie erakonna siis Tallinna piirkonda. Et erakond, neil on igas piirkonnas on siis piirkondlikud organisatsioonid, siis mina vastutan siis Tallinna eest. Ja siis ma olen väike tütar ja siis ma püüan olla hea isa ja mul on väga tore abikaasa, kes tegeleb kaera piima tootmisega ja siis meil on selline väga ettevõtlik ja selline pere, kus selleks, et pere jaoks ka aeg oleks, siis võetakse kalendrid välja ja kooskõlastatakse, et millal me siis saame koos olla. No mina tahaks kohe sinu käest küsida, et kas see kuvand, mida avalikkus teab ja see, kes sa päriselt oled, vastab ka tõele. Kui suur osa päris Raimondist on sellises avalikus kuvandis sees? Ma arvan, et võib-olla noorem põlvkond isegi ei mäleta, aga kui internet üldse algas, siis tuli selline asi nagu WYSIWYG editor, mis oli what you see is what you get editor, et vanasti sa kirjutasid koodi ja siis midagi ilmus ja siis said veebilehti hakata tegema niimoodi, et sa nagu nägid laivis, kuidas see välja näeb. Et ma olen alati mõelnud, et ma olen nagu siuke, tahaks loota, et see what you see is what you get, et see nagu käib mu kohta. Aga nagu, millest ma olen aru saanud paraku pärast seda, kui ma nüüd 5 aastat olen olnud aktiivselt poliitikas, on see, et jah, ma arvan, et see asi, mida nagu inimesed näevad, et see üldjuhul enam-vähem nii ta ongi, aga see on nagu väga väike osa sinust. Et tegelikult see inimene on 360-kraadine, väga selline komplitseeritud nähtus ja kõik elusolendid on, et meil on oma selline sisemaailm ja väga palju asju toimub meie elus. Aga jah, et see, mis just nagu välja paistab, see võib olla väga väike osa. Ja teine asi muidugi on see, et aja jooksul me kõik muutume. Et see on täiesti loomulik, et kõik sündmused, mis elus on, muudavad meid. Aga mingil määral on kuidagi see, et see, millisena sa võib-olla alguses esimese mulje, mille sa jätad, et see võib sinuga jääda väga pikaks ajaks. Ja isegi kui sinu elu on ammu edasi läinud, sa oled ammu muutunud, sa võib-olla teed hoopis teisi asju, siis inimesed ikka teavad sind nagu selle järgi, mis see esmamulje oli. Et see on jah selline nagu asi, mida sa ei saa võib-olla kunagi nagu enam uuesti teha. Et sa ei saa nagu öelda, et okei, et reset, unustage kõik ära. Mis te teate? Unustage kõik ära, et alustame nüüd valgelt lehelt, et seda ei ole võimalik teha. Jaa, et eks persooni brändiga ju kaasnebki see, et läheb aega, et sa seda persooni brändi kujundad, aga tegelikult võib ka minna hetk, kui sa nii-öelda selle kaotad. Aga sul on hästi pikk kogemus nii-öelda sellise avalikkusega suhtlemisel ka, et kas sa oled selle aja jooksul enda jaoks ka mingisugused, ma ei tea, mingid reeglid või mingisugused sellised asjad paika pannud, et ma ei tea, mida sa kindlasti ei teeks või mida sa kindlasti ei tahaks teha? Eks kindlasti on, ütleme, kõigepealt, mis puudutab seda pikka kogemust, siis kas see on nagu pikk, et ma alustasin tegelikult 2016. aastal, et kui ma tulin 2016, me oleme praegu siin, see stuudio on Põhja-Tallinnas, et kui ma tulin Põhja-Tallinna linnaosa vanemaks, siis oleme ausad, tegelikult mu eesnime perekonnanime ei teadnud peaaegu mitte keegi peale mu sõprade. Et jah, ma olin nagu turundusvaldkonnas, võib-olla seal kolleegid ja teised agentuurid ja niimoodi teati, et ma olen olemas. Aga et jah, et see on olnud selline 5 aastat selline teekond. Ma olen nagu nii kummaline, kui see ka ei ole, kõik arvavad, et poliitika on selline valdkond, kus sa nagu kogu aeg hästi kalibreerid, et mida sa nüüd ütled ja kuidas see siis nagu mõjub ja kuidas see inimestele meeldib. Et ma kuidagi otsustasin 2016, kui ma alustasin, pidasin nõu ühe hea sõbraga sel teemal ka, kes on ka tuntud inimene. Ma kuidagi mõtlesime niimoodi, et tuleb nagu öelda, mis sa päriselt mõtled ja teha seda, mis sa nagu päriselt õigeks pead, on ju. Ja meeldib see siis kellelegi või ei meeldi, et see on nagu mis siis, et see on kuidagi, ma mäletan, kui Vahur Kersna tegi Urmas Otist kunagi selle hästi laheda sellise pika dokumentaalsaate, et siis see algab ka sellega, et minu meelest või kuskil saates Urmas Ott ütleb, et mina olen nagu selline nagu ma olen, eks ole, meeldib, vaatad, ei meeldi, pole mitte midagi katki. Et mul on nagu kuidagi sama filosoofia, et päeva lõpuks
ma nagu ei tahaks olla olukorras, kus ma pean, ma ei tea, praegu siin istudes mõtlema, et meeles pidama, mida ma 2 aastat tagasi valetasin enda kohta, et mitte nüüd rääkida nagu vastupidist juttu. Ja kui me üldse tugevatest persoonibrändidest ju räägime, siis nad ei saagi mitte kunagi kõikidele meeldida, sest siis kui sa proovid kõikidele meeldida, siis sa oled sisuliselt hall mass. Ja mulle oled sina just Eesti poliitikust silma jäänud just sellega, et sa oled täpselt selline, nagu sa oled või vähemalt paistad, et siiamaani mulle 10 minuti jooksul on täpselt selline mulje sinust endiselt. Kui palju on sind poliitikuna aidanud sotsiaalmeedia? Tänapäeval on see platvorm, mis pakub poliitikutele väga palju võimalusi, aga samas ka väljakutseid. No ma ütlen ausalt, minu suhtumine sotsiaalmeediasse on väga, väga kahetine. Et ühelt poolt jah, see on nagu võimalus, mida ei olnud 10 aastaid tagasi niivõrd paljude inimestega nagu otse suhelda, eriti nüüd selle COVID-kriisi ajal, kus kõik olid kodus, tegelikult viimased valimised olid väga sellised internetipõhised. Et tõepoolest jah, et sul on, inimesel on võimalik kuskil kirjutada mingi kommentaar ja siis ongi, et sul nagu, sa saad Riigikogu liikmena talle vastata, et see asi on nii või mis iganes. Et ühelt poolt see on nagu fantastiline. Teiselt poolt ma tunnistan ausalt, ma olen tegelikult päris mures nagu ühiskonna ja globaalselt maailma pärast. Et see sotsiaalmeedia on endaga kaasa toonud ka minu meelest väga tugeva sellise polariseerumise ühiskonnas või ütleme, see polariseerumise põhjused on ilmselt mujal, aga ta on aidanud sellele kaasa. Ja tegelikult ma ei ole lõpuni kindel, et see mõjub inimestele hästi. Et kui päris lõpuni aus olla, kui ma ei teeks seda tööd enam, mida ma täna teen, siis ma arvan, et ma ei tarbiks ja ma ei kasutaks sotsiaalmeediat. Et seda nagu kummaline öelda, sest et väga paljud need inimesed, kellega ma nagu suhtlen üle sotsiaalmeedia, on inimesed ju, kellel ei ole seda tööalaselt vaja. Minul on seda tööalast vaja. Ma nagu teisiti, on keeruline ette kujutada, kuidas ma saaksin tegutseda, kuigi see on võimalik. Aga ma ei kasutaks seda. Ja ma tegelikult ka neile, kellel on lapsed, ma soovitaks nagu öelda, et see on tegelikult nagu, see on üks keeruline asi. Ma ei ole väga kindel, et selle tunneli lõpus on valgus. No ka meie oma koolitustel räägime sellest, et teadlikkus ja strateegilisus on hästi olulised, et see, et sa oled sotsiaalmeedias nähtav, ei tähenda seda, et sa pead seal 24/7 aega veetma. See on nõus ja see aja planeerimine, see on ka oluline jah, et eks ta on nagu vaimselt väsitav asi, ta on ikkagi töö, et tuleb nagu sinna tööle jätta, kui sa seda tööalaselt teed. Sul on ju päris palju teemasid, millega sa tegeled ja ütlesid, et 2016 oli siis see, kui sa nii-öelda oma poliitiku karjääri suuremalt ette võtsid, et selle aja jooksul on sul mingisuguseid selliseid, ma ei tea, soovitusi, mida sa võib-olla teistele jagaksid või kas või endale, kui sa mõtled tagasi, et sellele 2016 ajale, et mida sa täna soovitaksid endale sellel hetkel, et ma ei tea, teha veel rohkem või teha vähem või üldse? Ja no võib-olla nagu, mis on selline, mida ma soovitaksin või kuidas mõelda minu meelest, on see, et ei tohiks nagu mõelda turundusest või brändingust või see, millega te tegelete, see persooni brändidest kui nagu eesmärgist iseenesest. Et see on siiski ikkagi, et see kuidagi paistab välja, et kui sa näed, et inimest tegelikult huvitab kõige rohkem see tähelepanu, ja see tuleb nagu mingist sisemisest edevusest, mis on ka okei. Et selles mõttes, et ma arvan, on influencereid ja muidu toredaid inimesi Instagramis väga palju, kes teevadki seda lihtsalt puhtast edevusest ja siis see on ka nagu okei. Aga mingis mõttes on see, et vähemalt poliitikas või avalikus elus või äris, et mulle tundub, et see peab ikkagi olema osa sinu nagu tööriistadest, millega sa saavutad päris eesmärke. Et minu jaoks, kui ma olin Põhja-Tallinna vanem, minu jaoks nagu see pildis olemine või avalikkuse tähelepanu oli kasulik sellepärast, et see nagu lisas mulle teatud kaalu, teatud võimalusi. Ma sain selle Põhja-Tallinna kogukonna heaks rohkem ära teha tänu sellele. Sama on praegu Riigikogus, et Riigikogus on 101 inimest. Ma arvan, et kui me võtaksime praegu valge paberi ja prooviksime nagu teiega 3 peale kokku neid kõigi 101 inimese nimed kirja panna, siis isegi mina võib-olla tõenäoliselt päris 101-ni jõuaks, et võib-olla mõni kolleeg ei tulekski meelde kohe, et siin ongi see küsimus, et kui sa oled ikkagi nagu mingil määral paistad silma, eks ole, sa oled mingil määral, sul on see ligipääs nii-öelda avalikkusele suurele massimeediale, sind kuulatakse, siis su kaal või su sõna kaal on suurem. Et
et see on see, miks pärast mina seda teen, et kui mul neid eesmärke ei oleks, ma tegeleksin näiteks, mis ma olen mõelnud, et kui ma praegu oleks ettevõtlus, ma pigem teeksin mingit sellist e-äri, mis väga ei sõltu sellest, kus ma olen, siis ma ei teeks seda. Siis mind ei oleks, et selles mõttes, et ma oleks kadunud, et teist keegi ei teaks midagi mu elust. Kelle käest, kui mitte poliitiku käest küsida, kas ka tänapäeval bad publicity on ikka väga hea publicity või on see olukord juba muutunud? Ma ütleks, et see on nagu peaaegu 99% kahjuks see on nii. Et kui sa vaatad, Eestis on üks erakond, mis praktiliselt ainult seda bad publicity't saabki, jätkem siinkohal nimed nimetamata. Hommikust õhtuni on ju, aga nende toetus läheb aina üles. Et paraku on nii tõesti, et on ka päris palju neid inimesi, kes üldse väga ei süvene ja kelle lihtsalt on oluline, et see tuntus. Et kui seda millegagi võrrelda, siis kui ma arvan, igaüks meist on näiteks, kui sa puutud kokku mingi uue tootekategooriaga, sul on vaja, sünnib laps, peab minema esimest korda poodi ostma mähkmeid, eks ole. Siis kui sa nagu ei ole seda asja endale selgeks teinud, eraldi uurinud, loomulikult sa võtad sealt 1, 2, 3 kõige tuntuma brändi hulgast lihtsalt, sa ei taha selle peale nagu pikalt mõelda. Ja mis sa salatega poliitikas on ka natuke niimoodi, et see top of mind'is olemine on nii oluline ja selleks nagu kõik võtted nagu on head. Aga muidugi on mingid asjad, mis on ütleme sellised teatud korruptsiooniskandaalid, kui need on inimestele arusaadavad, et seal ma ei tea, keeruline asi, seal anti 50 miljonit laenu Porto Francole ilma mingi põhjuseta kriisi ajal. Sellest ei saa keegi peaaegu aru või et sellest mõtlevad ainult majandusinimesed. Aga mingi lihtne asi, kohvimasin, kuskil seal mingid kulud, mis on hüvitatud ebakorrektselt. Sellest saavad kõik inimesed aru, mis see on ja see mõjub hävitavalt. Ja siis teatud eraelulised asjad, ma arvan ka, et ütleme tänapäeval seal, mis on seotud, ma arvan, meeste puhul ahistamisega, teatud sellised nagu eraelulised, väga suured eksimused, et need ikkagi, ma arvan, et valijad nagu ütlevad okei, et see inimene pole vist päris see, kellele ta nagu näis. Aga kui me siit nende negatiivsemate näidete juures tuleme positiivsete juurde, et on sul selliseid ka, ma ei tea, kõrvaltvaatajana selliseid persoonibrände, kas oma valdkonnast või mujalt, et keda sa vaatad, et keda sa näed, et teevad päriselt hästi, et mitte ainult nagu sellise edevuse pärast, aga et ägedalt teevad? No muidugi on, et selles mõttes ma toon nagu täiesti sellise, see on tegelikult ju väga nagu negatiivne näide, oli nagu Donald Trumpi kampaania, kui ta esimest korda sai presidendiks. Aga mida ütlesid ka inimesed, kellele Trump üldse ei meeldinud, kes valisid demokraate, nad ütlesid seda, et kui sa võrdlesid teda nagu Hillary Clintoniga, siis Hillary Clinton, isegi kui ta rääkis tõtt, et isegi kui ta oleks nagu lugenud ette, ma ei tea, eilse õhtu mingisuguse jalgpallimängu tulemusi, siis kuidagi ta tegi seda nii kunstlikult ja see oli nagu nii, kõik oli niimoodi läbi mõeldud, et kuidas ta seda täpselt ütleb. See tundus ikkagi nagu ta valetaks. Ja ma mäletan, et kui see Trump oma kampaaniat alustas, siis ta seal oma Trump Toweris pidas oma selle esimese kõne, kus ta siis sõimas korralikult mehiklasi. Aga üks asi, mis ma panin tähele, oli see, et ta ei rääkinud nagu tavaliselt USA poliitikud räägivad seal teleprompteri pealt, et ta rääkis lihtsalt nagu mingid, ma ei tea, seal mingid märksõnad olid kirjas ja rääkis lihtsalt, mis nagu pähe tuli. Et ma arvan, et see autentsus on asi, mis nagu inimestele väga korda läheb ja selliseid poliitikuid on kindlasti, kes lihtsalt nagu tunduvad, ma ei tea, nagu USA Bernie Sanders, et okei, et võib-olla sul, ma ei tea, minule võib-olla ma nii vasakpoolne ei ole kui tema on ju. Aga vähemalt ta tundub selles nagu siiras, et ta nagu päriselt usub seda, mis ta räägib. Et neid näiteid kindlasti on, jah. Mul on vahepeal tekkinud selline küsimus, vaadates oma sotsiaalmeedias erinevaid poliitikuid, kes on minu võrgustikus näiteks, tekkiski mul küsimus, et kui palju inimesed ikkagi valivad erakonna kuuluvuse järgi ja kui suurt rolli mängib just see, kes sa inimesena oled. No vot, see on hea terve, see on nagu see, kuidas tegelikult inimese see valik kujuneb. See on tegelikult palju nagu keerulisem. Me võiksime sel teemal ilmselt võiks nagu tunde rääkida, aga paljud asjad mõjutavad. Et selles mõttes kahtlematult erakonna toetus on nagu seab mingid raamid sellele, et väga keeruline on ütleme väikese toetusega erakonnas mingit tohutu suurt tulemust teha, välja arvatud teatud erandlikel juhtudel, et kus inimesed võib-olla rohkem valivadki isikuid, näiteks Euroopa Parlamendi valimistel, et see on selline väga isikuvalimised. Et see kõik mängib rolli see, kes inimene on, mängib rolli see, millist maailmavaadet ta esindab ja väga paljud muud asjad, eks ole, et selles mõttes
mängivad rolli ka see näiteks, et, kui, noh, et üldiselt edukad on sellised poliitikud, kellel on palju otsekontakti inimestega. Et see pandeemia on olnud selles mõttes väga keeruline, et tegelikult sul ei ole võimalik nagu inimestega päriselt väga palju kokku saada. Et ja raske on nagu, et selles mõttes, et mulle on alati hästi meeldinud, et ma väga olen selline, kui mul vähegi võimalik on, siis ma püüan ikkagi suurema osa tööpäevast olla nagu väljaspool oma kabinetti, et kuigi jah, ma pean oma paberid läbi lugema ja siis ma teen seda, ma ei tea, öösel võib-olla siis, et päeval oleks võimalik inimestega kokku saada. Siin ka praegu näed, kaameramehed kõik vaatavad. Ja sa tõid selle edu. Varsti on valimised. Helioperaator, ma ei tea. Nii. Sa tõid selle edu märksõna sisse, et kuidas sa üldse defineerid enda jaoks edu? Mis on sinu jaoks nagu sinu enda jaoks edukus? Ja edu on ikkagi see, et sul on ju, selles mõttes sa sead ju mingi eesmärgi, eks ole. Ja siis kas sa saavutad selle või ei saavuta. Ja see eesmärkide seadmine, see peab olema ju nagu konkreetne asi, et selleks ajaks peab juhtuma X. Ja siis kas juhtus või ei juhtunud. Et me võtame, ma ei tea, viimased kohalikud valimised, eks ole, sotsiaaldemokraatidel oli põhimõtteliselt oli 3 eesmärke. Meil oli see, et me tahtsime, et me oleksime volikogus sees, volikogus ei oleks kellelgi absoluutselt enamust ja et me saaksime osaleda linna juhtimises. Me täitsime need eesmärgid. Et selles mõttes nagu, see on täiesti selge, on ju. Kui me oleksime volikogust välja jäänud, kui me oleksime jäänud opositsiooni või kui Keskerakond oleks jälle võtnud üle 40 koha, siis oleks saanud fail. Et selles mõttes siin pole ka midagi vaielda, on ju. Et minu meelest on see selles mõttes on hästi oluline see eesmärkide seadmine. Ma olen seda teinud alati lennates. Et lendamine on siuke hea, et sul ei ole mingit segajaid, keegi ei saa sulle sõnumeid saata, sa nagu istud seal, kuhugi minna ei saa. Et ma olen kuidagi avastanud, see on siuke hea koht. Et siis jah, ma ei tea, aastas korra 2 ma tavaliselt nagu mõtlen, et mis need asjad siis on, mille nimel ma nagu töötan siin lähiaastatel. Ja nii on alati olnud, et selles mõttes see oli enne ka seda, kui ma ettevõtluses olin, et tavaliselt ma lennates kuskil reisidest tulles, siis nagu mõtlesin enda jaoks läbi, et mis on võib-olla see, ma ei tea, mingi 5 aasta pärast peaks olema, mis peaks olema 3 aasta pärast, mis peaks sellel aastal juhtuma, mis ma järgmise kuu jooksul tahan teha. Et kui sul see eesmärk on, siis on nagu, ja siis sa töötad selle nimel, ja sa saavutad selle või mitte. Mul on olnud ka selliseid asju, mis ei ole välja tulnud mingid, et midagi pole teha, lihtsalt ei õnnestu alati. Edu on Eestis sellisel väga idealiseeritud staatuses. Justkui eeldatakse, et nii kui sa midagi alustad, siis 100% pead õnnestuma. Aga tihti unustatakse just seda, et ebaõnnestumine või sellest oma kogemusest õppimine on ju alus edule. Kuidas sina arvad, kumb on parem õpetaja, kas edu või ebaõnnestumine? Ja äkki sa jagad meiega enda kõige olulisemat ebaõnnestumist, mis on sind kõige rohkem edasi aidanud sinu karjääris ja elus? No ütleme, juhtimiskuru ja üldse väga siuke mõjukas mõtleja äris Peter Drucker, eks ole, üks klassikuid, on tema üks juhtimisõpik, seal ütleb seda, et edu on nagu tegelikult on keeruline asi. Et me teinekord me vaatame edukaid ettevõtjaid või edukaid poliitikuid, popstaare, mis iganes. Tundub, et neil on kindlasti lihtsam kui meil, kes me võib-olla ei ole seal tipus. Tegelikult on seal nagu kohutavalt keeruline. Et selles mõttes, kui su juhtida on suur ettevõte, kus töötab, ma ei tea, 10 000 inimesi, mis tegutseb seal üle mitmete ajavööndite erinevatel mandritel, see on väga keeruline väljakutse. Et selles mõttes olla võib-olla nagu ettevõtja, kes pole sellist edu saavutanud, on tegelikult nagu lihtsam ja kulutab sind ka nagu vähem. Et ma ütleks võib-olla seda kindlasti, et mul on kuidagi vedanud niimoodi, et vähemalt siin Eestis ja ka mingil määral rahvusvaheliselt mul on olnud nagu au ja võimalus 70 aasta jooksul väga paljude eri valdkondade nagu tippudega teha koostööd või ma tunnen neid. Et see edu saavutamine ja see, kui seda ka sul olemas on, selle hoidmine on tegelikult väga kulutav. Et harva on need inimesed nagu hästi välja puhanud ja sellised nagu sageliga võib-olla ei ole nad alati kõige rõõmsamad tegelikult, kuigi väljaspoole paistab, et kõik on suurepärane. Et see on nagu üks asi, mis puudutab läbikukkumisi, siis seal muidugi, mul on olnud, ütleme, kui ma olin ettevõtja, et seda nagu juhtub, et sul mingid plaanid, mis sul on, ei realiseeru, on ju, ja et sa kaotad raha ja sa võid ka kaotada palju raha, et ma ei tea, lihtne näide on see, et kui oli viimane see suur majanduskriis 2007-2008 Eestis algas ja 2009 oli hästi kohutav aasta, majandus kukkus 15%. Meile oli see 2009 aasta kuidagi, tollal oli väike agentuur, väga edukas. Et selles mõttes väga hästi läks, me olime kasumis, kõik oli väga hästi. Ja siis 2010 oli nagu väga hea aasta ja kuidagi tundus, et see kriis nagu läks meist mööda. Et kõik teised koondasid ja kohutav kaos oli turul. Ma ei tea, et meil on täitsa okei. Ja siis 2011 tuli nagu tuli sisse.
ja ma mäletan aasta alguses nagu tundus, et kõik on väga pahasti, kõik on väga halvasti, aga küll see kevadeks korda saab. No ei saanud kevadeks korda. Ja siis oli, kui me nagu hakkasime sügisel tegelikult nagu reaalselt oli vaja teha korrektuure, oli vaja eelarve kokku tõmmata, kahjuks osade inimestega töösuhted lõpetada. Selleks ajaks, ma mäletan seal minu partner, kes tegeles tollal meie finantsidega, et kui ta nagu ütles, et kas sa tead, Raimond, kui palju me oleme raha kaotanud, on ju, et siis, kui sa seda numbrit vaatasid, mõtlesid, no, et Jesus, et noh, et kuidas see võimalik on ja see läks nagu niimoodi, see läks, aga noh, see on selles mõttes, lõpuks on see virtuaalne, et see ei olnud kunagi nagu minu käes, ma ei ostnud selle eest ju endale midagi, et ma ei pidanud nagu õnneks päris nüüd ei jäänud kodutuks, aga jah, see, kui sa nagu saad aru, et sa oled tegelikult oma rumalate otsuste ja mitte piisavalt kiiresti reageerimisega ettevõttele ja omanikele nagu sedavõrd palju kapitali kaotanud, et noh. Aga teha pole midagi, tagasi seda enam ei saa, saad ainult uue raha teenida. Sa mainisid korraks Peter Druckerit enne, et on sul veel selliseid, ma ei tea, kurusid, keda sa... Mulle meeldivad klassikud, et kui sa küsid näiteks turundusest, siis minu arust nagu Al Reesi ja Jack Trouti kõrval need ülejäänud turundusraamatud alati tunduvad mulle siuke eneseabiõpikuna rohkem või noh, et ja okei, on mingeid tehnilisi asju, kus õpetatakse sotsiaalmeedia turunduses mingi, et kuidas seda nagu põhimõtteliselt teha ja need võivad olla head need õpikud. Aga jah, et on, positsioneerimine, siis Al Reesi, Jack Trouti, mis neil on 22 turunduse ümberlükkamatut reeglit või mis eesti keeles olla võiks, Immutable Laws of Marketing, et see on nagu väga hea raamat. Ja siis kahjuks mul ei tule praegu meelde selle autori nimi, aga on selline raamat nagu Small Business Marketing Bible, mis on minu meelest väga-väga hea raamat, et kui keegi alustab oma väikse äri või ettevõtlusega, see maksab kindlasti läbi lugeda. Ta õpetab mõtlema sulle, ma ei tea, kas või selle peale, et su kliendil ei ole mitte ainult, ma ei tea, kui sa müüd neid klaase, eks ole, linnaga 4 eurot tükk on ju, ja siis inimene ostab selle ja siis sinu kasum selle pealt on näiteks 1 eurot ja 12 senti. Aga see kliendi väärtus võib olla palju suurem, et äkki ta ostis selle 1 klaasi ja ta tuleb aasta pärast, ostab veel klaase ja nii edasi, et mis see tema eluaja jooksul nii-öelda see kliendi väärtus on ja palju sa siis tegelikult võid investeerida. Et võib-olla sa võid selle esimese klaasi talle ka kahjumiga müüa, sest et tegelikult teine, kolmas ja neljas tasuvad selle eest ära. Et mingid sellised asjad, mis on mulle nagu meeldivad, mis on nagu päriselt analüütilised, ratsionaalsed. See on nagu, ja mulle väga ei meeldi sellised, ma nagu need äriraamatud uued, mis välja tulevad, ma kipun alati nagu ma tõmban selle endale kindlisse selle sample'i ja siis avastan, et ma ei suuda seda lugeda, sest et see on lihtsalt mingi emotsionaalne vaht, et lihtsalt, et kuidas ennast nagu hästi tunda. Et hästi tunned sa ennast siis, kui sa saavutad oma eesmärgi ja siis võtad pere ja lähed Barbadosele, siis tunned ennast hästi. Et see nii-öelda tingimata 8 tundi, mis sa selleks saavutad, peavad olema okei, on ju. Aga et minu jaoks see nagu ei mängi nii suurt rolli. Meil vahepeal tuli üks küsimus meie vaatajatelt. Kersti küsib, kas peaks ja kuidas populariseerida noorte hulgas poliitilist kuvandi? Ja, tere Kersti. Tegelikult minu meelest, millest on kõige rohkem puudu, on see, et poliitikud võiksid lihtsalt olla rohkem normaalsed ja asjalikud ja sõbralikud inimesed. Et minul hea kolleeg Riina Sikkut ütles kunagi hästi, et ta püüab olla selline poliitik, nagu ta ise näha tahab. Et mul on kuidagi olnud ka see sama mõte, et ma ei saa vahel aru, ma olen seal Riigikogus, ma ei saa aru mõnedena oma kolleegide puhul, et nagu nad on täiskasvanud inimesed, kurat võtaks, et see, kui nad, ma ei tea, lihtsalt nagu häirivad istungit või käituvad nagu kohutavalt. Ja siis ma mõtlen selle peale, et kuskil seal on, ma ei tea, mingi 16-aastane noor või 15-aastane noor, kes ühiskonnaõpetuse tunnis on saanud ülesande neist midagi uurida ja võib-olla ta mingil põhjusel vaatab seda Riigikogu stenogrammi või ülekannet ja mõtleb, et need inimesed on ju lihtsalt nagu matslikud ja ebaviisakad ja nõmedad. Ja tegelikult see on, need on mingid üksikud inimesed, on ju, et enamik minu kolleege on väga arukad, väga asjalikud, komisjoni arutelud on alati väga sisulised. Aga jah, need osad üksikud inimesed, mis mõtlen nagu, et kuidas teha seda, et tuua nagu mingi väärikus tagasi sellesse mängu. Mis oli 1990 aastatel, et 1990 aastatel tegelikult sellist asja parlamendis ei olnud või kuskil kohalikes volikogudes nagu praegu. Et see on jah kohutavalt kurb, sest mulle tundub, et see võib olla ka nagu teadlik, see soov ongi tegelikult nagu põhimõtteliselt see parlamentaarne demokraatia ära tappa. Lihtsalt inimesed kaotavad sellesse igasuguse usu ja huvi. Ma just tahtsingi küsida, et mis sa arvad, et kas nende inimeste poolt see on tahtlik? Ma arvan küll, jah. Ma arvan, et see on nagu selles mõttes ikkagi soov ongi nii-öelda see riigikorraldus, mis ma arvan, et on hästi teeninud Eestit tegelikult kuidagi kummuli pöörata ja asendada millegi muuga. Et see ta on, aga lõpuks, kui see Kersti küsimus oli, et mis siis nagu teha, et ma arvan, et ongi,
et tuleb kuidagi proovida siis filterdada välja need härrad ja prouad, kes niimoodi teevad ja jälgidagi selliseid poliitikuid nagu, ma ei tea, Riina Sikkut või tegelikult näiteks Kaja Kallast nagu hästi-hästi palju kritiseeritakse. Ta on nagu, ta on minu arust nagu oma erakonna seest ja see, mis on Andrus Ansip tema kohta öelnud. Et ma ei tea, minu meelest esiteks ta pole peaminister olnud aasta aegagi veel. Ma arvan, et vara on võib-olla neid järeldusi teha. Ja teiseks, mulle tundub, et äkki võib-olla asi on sellest, ta teeb lihtsalt väga palju sisulist tööd ja võib-olla tegeleb selle personaalbrändiga natukene, siis ei ole nii palju jõudnud tegeleda. Et ma millegipärast tundes Kajat Riigikogu ajast, me olime ju koos opositsioonis, tema Reformierakonnast, mina siis sotsiaaldemokraatidega päris pikka aega. Et ta on väga-väga töökas ja tegelikult väga tark ja nutikas inimene. Et see, mida ma nagu, kui ma täna avan uudised ja võrdlen sellega, keda ma tunnen, eks ma arvan, et need pildid ei lähe kokku tegelikult. Kas see tähendab seda, et meie ühiskonnas üldse sisulist tööd ei hinnata, et lisaks Kajale on ka päris mitmeid ministre ja ministrite nõunikke, kelle kohta on samad arvamused? No see on tegelikult see paradoks on alati olnud, et ütleme, iga valitsuse jaoks kõige olulisem asi on riigieelarve, sellega tegeletakse, see on ööd ja päevad, inimesed magamata seal teevad tööd selle nimel, et see riigieelarve kokku saada, siis kui see kokku saab, see ei huvita absoluutselt mitte kedagi peaaegu. Et nii see lihtsalt on, või kuskil seal samas, et ma ei tea, majanduskomisjonis, ma arvan 99% sellest, mida me tegelikult teeme, millele läheb väga palju töötunde, see nagu inimesi otseselt ei huvita ja võib-olla see on õige, ei peagi huvitama, et selles mõttes päeva lõpuks see on nagu, ma ei tea, autoteenindus, et sa viid selle auto sinna, on ju, ja ma enamik kliente, ma arvan, nad ei taha teada lõpuni, et mis te seal teete selle autoga, ma tahan siis sõita sellega. Ja ma arvan, riigiga on samamoodi, et me tegelikult tahame, ma arvan, teie mõlemad ka, te lihtsalt nagu tahate, et lihtsalt asjad oleks korras, et ma ei tea, kui on lapsed, laps läheb kooli, et see kool oleks kaasaegne, ilus kool, oleks kodu lähedal, õpetajad oleks motiveeritud, kõigil oleks nagu hea tuju seal koolis. Et kuidas see nagu saavutatakse, mida nagu, keda või mida peab selleks väänama, eks ole, ja see nagu otseselt ei ole kodaniku business, on ju, et see, selles mõttes ma arvan, et see on fair game, et aga jah, võib-olla, et vahel võiks olla sellist täiesti sükest halvale käitumisele tähelepanu pööramist ja selle premeerimist selle avalikkuse tähelepanuga võiks vähem küll olla. Jah. Aga meil hakkab kahjuks aeg otsa saama. Aga ma võin jääda kauemaks, kui on vaja. Meil oleks ka väga hea meel, kui sa jääks kauemaks, aga küsiks kiiresti sinu käest viimase küsimuse. Kui juhtumisi vaatab meid mõni väga sisukas ja ambitsioonikas noor, kes tahaks tulla poliitikasse, 3 soovitust, millega ta võiks alustada selleks, et väga kiiresti ehitada üles tugev poliitiline persoonibränd? No kõigepealt ta peaks muidugi kirjutama mulle ja liituma Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. See on nagu punkt 1. Kas ilma selleta ei saa? Saab muidugi keerulisem, oluliselt keerulisem. Ja punkt 2 ja 3 on, ma arvan, ikkagi see, et nagu ma enne ütlesin, et ära mõtle selle brändingu peale nagu esimese asjana. Mõtle selle peale, mis see nagu päriselt Eesti heaks või oma kodukoha või selle kogukonna heaks, mida sa esindad, mida sa nende heaks nagu päriselt ära tahad teha ja siis tegele selle avaliku suhete poolega. Et siis sa nagu alustad õigest otsast. Et poliitika eesmärk ei ole mitte nagu pildis olla või poliitika eesmärk on see, et reaalses elus päriselt midagi muutuks paremaks. Ja sa pead tegelema sellega. Ja kui sa sellega tegeled siiralt, kirglikult ja seda kommunikeerid, siis on kõik hästi. Aga kui sa tegeled ainult selle pealiskaudsega, siis ausalt öeldes ma ei ennusta suurt edu. Aga suured tänud, Raimond. Meil on sulle üks kingitus tegelikult väga ka, et mul on hästi hea meel, et sa enne mainisid, et sulle vahtutäis raamatud ei meeldi, sest meie raamat on hästi praktiline. 100 sammu ja kirjutame sulle siia sisse ka ühe pühenduse. Väga tore. Ma hakkan ka seda hoidma niimoodi enda selja taga, et siis nende Zoomi kõnede ajal on niimoodi. Jaa, me oleme täitsa nõus sellega ja kui sul aega on ja siis saad nendele küsimustele vastata ja avastad, et midagi veel saab paremini teha, siis anna meile ka teada. Teen seda kindlasti. Suur aitäh, et te mind kutsusite, väga tore oli. Aitäh sulle!